Jutluse tekstiks loen tänaseks kirikukalendri järgi antud kirjakoha Apostlite tegude raamatu 1. peatükist salmid 12-14. Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal 1 hingamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida, Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeos ja Matteos, Jaakobus, Alfeose poeg ja Selot Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Aamen. Istuge palun. Tänase jutluse võiks viia ühe pealkirja alla ja see pealkiri oleks ühtne ja palvetav kogudus. Siin Apostlite tegude raamatu alguses nüüd seisavad jüngrid sellises erilises vahepealses ajas. Jeesus on taevasse läinud. Püha vaim ei ole veel 4 pühal tulnud. Ja ometi me näeme, et see aeg on oluline. See aeg on mõtestatud. See on ootamise aeg. Antud juhul on see aeg, kus Kristuse kogudus alles kujuneb. Ning just selles ootamise ajas me näeme midagi väga olulist. Mida jüngrid teevad? Jüngrid tulevad tagasi. Jüngrid jäävad kokku ja jüngrid palvetavad. Nendes vähestes salmides, mida ma lugesin, on peidus suur õpetus ka meile, suur juhis meie jaoks. Sest ka meie elus, ma arvan, et igaüks, kui mõtleb oma elu peale, meie elus on aegu, mil meie ei tea veel, kuidas edasi saab. Aegu, mil palve tundub ainuke asi, mida me saame teha, kui asjad ei sõltu meist. Ja väga paljud asjad siin elus ei sõltu meist. Ja just niisuguses ajas sünnib sageli uus Jumala töö. Nii et lugesime, jüngrid pöördusid tagasi sinna, kuhu issand oli nad jätnud. Jüngrid pöördusid tagasi Jeruusalemma ja mida me näeme siit? Me näeme kuulekust. Jeesus oli neile öelnud, et nad ootaksid isa tõotust. Mis on jüngride puhul oluline siin? Nad ei hakanud ise midagi planeerima, mingeid oma plaane välja mõtlema, oma moodi tegutsema. Nad ei jooksnud laiali ja nad ei otsinud kiiret lahendust, mida meie tihtipeale teeme. Nad läksid tagasi ja jäid sinna, kuhu issand neid oli kutsunud. Armsad, see on ka meie usu oluline mõõde. Kui Jumal sind on suunanud, Jumal sind on kutsunud, oled sa teinud selle suunamise kohaselt, kui Jumal on sulle südamesse selle pannud. Ehk siis usk ei väljendu mingites suurtes tegudes, et nüüd ma olen tõeline usklik, teen õigesti asju, vaid eelkõige usk väljendub ustavas püsivuses. Ja meie usk saab eriliselt proovile pandud just väikestes asjades, pisikestes sammudes, meie igapäevastes otsustes, mõtetes, millele me keskendume. No näiteks inimene võib paluda kaua oma lapse pärast, kes on kirikust kaugenenud. Ja me teame neid näiteid, et midagi ei juhtu
Võib-olla ei nädala, ei kuuga, aastatega. Ja ometi inimene jääb ustavalt Jumala ette. Inimene jääb käima jumalateenistustele. Ja ta usub, et Jumal tegutseb ka siis, kui tema veel midagi ei näe, seda tulemust ei näe. Või kogudus, kes peab läbi minema keerulisest ajast, võib tunda kiusatust alla anda. Võib-olla me oma isiklikus elus oleme tundnud teinekord kiusatusi alla anda. Aga vahel on kõige usklikum samm mitte põgeneda, vaid pöörduda tagasi oma paika ja jääda issandat ootama. Mis veel oli tänases kirjakohas? Siin oli öeldud, et jüngrid olid ühel meelel. Aga Luukas, kes on Apostlite tegude raamatu autor, nimetab siin palju erinevaid nimesid ja me näeme, et seal on erinevad inimesed, seal on tugevad, seal on nõrgad, seal on kiired, seal on aeglased, julged, kartlikud, erinevad inimesed. Mõni neist, me teame, oli väga lähedal. Jeesusel olid 3 kõige lähemat jüngrit, aga osad jäävad evangeeliumites peaaegu et täitsa tahaplaanile. Neist palju ei räägita jüngritest. Ja ometi ütleb kirjakoht, nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas. Me näeme, et see ei tähenda seda, et nad olid kõik ühesugused, nagu ma ütlesin enne ka. See tähendab, et neid ühendas ühine issand, neid ühendas ühine lootus, neid ühendas ühine sisemine vajadus Jumala järele. Vaat risti inimeseks saab inimene siis, kui ta tunneb tõesti vajadust Jumala järele. Nii kaua, kuni me ise kõike oskame, ise kõike saame, suudame, ega Jumalat nagu ei olekski vaja. Muidugi on kurb või hea, kui see kas või siis juhtub, aga see usk ei pea inimese südamesse tulema siis, kui kõik raskeks läheb. Kuigi olgem ausad, meid kõiki ootab ees see, et me vananeme ja me kõik oleme kunagi nõrgad. Me ei ole lõpmatuseni tugevad ja väekad, targad ja ilusad ja nii edasi. Me vananeme kuni selle hetkeni välja, et me peame igavikku minema ja siis on kogu lootus Jumala peal. Siis ei jää meie lootusest mitte midagi, meie enda peale lootusest alles. Nii et me näeme siin sellist ühist vajadust Jumala järele. Hea, kui inimene taipab seda oma elus varem. Ma olen küllalt kuulnud inimesi, kes on öelnud, et miks ma usust varem midagi ei teadnud või miks ma seda suunda ei osanud nii ette võtta. Me muidugi teame, et Jumal avab usu silmad. Küllap iga inimesel on oma hetkelus ja aeg, kui ta saab usklikuks. Aga siiski see arusaam, et elu on võimalik elada mõtestatumalt, heade, asjalike, sügavate, toimivate eluprintsiipide järgi. Ja on võimalik elada lootuses, ükskõik mis meid tabab. Nii et ka jüngrid, me näeme, panid oma lootuse issanda peale. Ja kui rääkida erinevustest ja sarnasustest, ega tänapäeva koguduses ka ei sünni ühtsus, see meie ühtsus, mis teeb meid ühtseks koguduseks. See ei sünni ju sellest, et kõik mõtlevad ühtmoodi või eelistavad samu asju. Jah, me püsime Jumala sõnas, see on selge mõõdupuu, aga me oleme kõik erinevad oma eripäradega, lähenemisviisidega, iseloomudega või sellega, mis meie jaoks meeldivam on, kes igatseb sellist rahulikku lähenemist ja teine tahaks käed üles tõsta, ülistada issandat ja see on üks kogudus. Siin on ka ühtsus
ühtsus, mis sünnib siis, kui Kristus on keskel. ega peres võib ka olla pingeid, arusaamatusi. Peres on ka perekondades, kui mõtleme, on väsimust. Kui aga pere otsustab võtta õhtul korraks aja, et koos palvetada. Siin ka kõik probleemid ei pruugi kohe hetkega kaduda. Aga südamed hakkavad tasapisi pehmenema. Ja samamoodi koguduses, kui me rohkem palvetame ka üksteisega koos, siis jääb vähem ruumi kibedusele ja rohkem ruumi armule. Ja see nüüd küsimus laiemalt, kui palju me kodudes ka üldse palvetame, kui palju me oma perega palvetame. See on täitsa küsimus omal kohal. Üks noormees igatses muutust oma elus ja läks pastoriga vestlema. See noormees oli koguduses käiv noormees ja pastor küsib, kui palju sa piiblit loed. Noormees vastas ka 3-4 korda nädalas, isegi, ütleme nii, et ikka luges piiblit. Aga kui pastor küsis, et kui palju sa filme vaatad nädala jooksul, siis seal 3-4 filmi. Kui palju sa internetis seda pöialt telefonis liigutad ja neid videosid kerid ja tegelikult oli mitu tundi päevas kokku. Ja olgem ausad, kui on vestlus pastori ja kellegi vahel, tavaliselt probleeme vähendatakse natukene. Võib-olla probleemid võid isegi suuremad olla või need ajad. Aga nüüd see võrdlus, et tunde ja tunde tähelepanu muul ja ainult need mõned hetked, näiteks 10-15 minutit 4 korda nädalas Jumala sõna lähedal olla. Inimene on ahastus, aga miks ma ei muutu? Miks muutusi ei tule minu ellu? Aga muutus ei tule sellest, mina nüüd hakkan tegema midagi, vaid muutus algab sealt. Kas sa oled Kristuse lähedal? Kui palju sa siis Kristusega aega koos veedad? Või kui palju sa Jumala sõnu enesesse võtad? Pühakirja loed, jutlusi ka kuulad, kõik see pool ka. Palju siis seda päriselt on? Kes päriselt igatseb muutusi, siis pea meeles sinu ülesanne on, et sa oleksid Kristuse lähedal. Ja Jumal hakkab sind muutma tasapisi. Nüüd veel, jüngrid olid püsivalt palves, või siin kirjakohas öeldud. Ja see sõna püsivalt on siin täna väga tähtis. Mis siin on tähtis ka, nad ei palvetanud selle ühe õhtu ja mingisuguse ühe emotsiooni ajal. Nad jäid palvesse. Vot see on see püsivus. Nad kandsid oma hirmu, aga ka oma lootuse, oma küsimused, oma tulevikku. Nad kandsid Jumala ette ja tegelikult pidevalt. Ristiinimene kannab seda issanda ette päev päeva järel. Ja tähelepanuväärne on seegi, et koos olid siin, oli ju mainitud, olid apostlid aga olid naised, seal oli Jeesuse ema Maarja, on mainitud Jeesuse vendasid. Siin on pilt kogudusest, kus eri taustaga inimesed on ühe ja sama armu all. Ja Jumal nüüd valmistab oma rahvast ette mitte ainult õpetuse, vaid ühise palve kaudu. Näiteks enne olulist otsust meie elus ka. Mis need olulised otsused võivad olla? Siin on palju variatsiooni, aga näiteks olgu see töökoha vahetus, olgu see kolimine. Võib-olla on see kellelgi raske ravi alustamine. Inimene tahaks sageli kohe vastuseid. Vahel, kui inimesed pöörduvad abi järele, siis kohe ütlevad, mis ma nüüd pean tegema? Kohe peab kuidagi lahendama. Aga vahel ei anna Jumal kõigepealt vastust, vaid kutsub meid kõigepealt sügavamalt palvesse. Ja siin on eriline see, ja tegelikult on ju teada neid inimesi ja ma imetlen neid inimesi. Kui mingi olukord on, siis nad hakkavad palvetama, nad saadavad võib-olla mingid sõnumeid laiali, et palvetage, nüüd on olukord käes, nüüd on vaja koos palvetada ja kui sa räägid inimesega, siis ta räägib nagu
no nii nagu Joosep rääkis, kui läks Vaarao ette, et Jumal laseb asjal korda minna, see on Jumala käes, Jumal andis teada. Inimese elu esmased mõtted hakkavad keerlema kohe selle olukorra puhul ka ümber Jumala. Mitte see, mis mina nüüd teen, kuhu ma lähen, kuidas ma otsustan, aga alustab Jumalast, et otsida õiget vastust. Palves ei muutu küll alati kohe olukord, aga mis võib muutuda ja enamasti nii ongi ju, et inimene muutub. Ja Jumal annab teada edasise suuna, kuidagi meie südamesse tuleb see vastus, olgu see ei või jah või oota, aga Jumal annab vastuse. Ja siis inimene kogeb, et süda saab rahu, pilk selgineb, usaldus kasvab. Ja Jumal nõnda valmistab ette seda, mida ta meile järgnevalt annab. Mõtle, mida Jumal järgnevalt sinule annab. Siin kogudus on ootel, et püha vaim saab välja valatud, aga mida me järgnevalt ootame, oleme me valmis järgnevateks sammudeks. Mida Jumal meile järgmiseks kingib? Et armas see lühike kirjakoht, armsad koguduse liikmed, see lühike kirjakoht valmistab ette 4 püha imet, aga enne vaimu väge me näeme palvetavat kogudust. Enne kui jüngrid lähevad maailma, õpivad nad olema koos Jumala ees. Ja see on tähtis olukord ka meile. Me tahame sageli tegutseda, korraldada, lahendada, kiirustada, aga kirik, see katoolne, ühtne kirik, ülemaailmne kirik, sünnib ja püsib sellest, et inimesed tulevad tagasi issanda juurde, hoiavad ühte ja palvetavad. Ja sellepärast täna me küsime ka, igaüks esitame oma südames selle küsimuse, kuhu kutsub issand mind ustavalt tagasi pöörduma. Võib-olla oleme liikunud eemale Jumalast vahepeal. Kellega peaksin otsima lepitust ja ühist meelt? Milles kutsub Jumal mind mitte loobuma, vaid püsivalt palvetama selle asja pärast? Ja kui sa täna ka siin Jumala teenistusel palvetad, siis mõtle nende asjade peale. Ja mitte, et see palve oleks ainult teenistuse, vaid jätkugu see palve ka järgnevates olukordades, järgnevates päevades, et Jumal annaks vastust sulle, et sa otsiksid seda vastust. Issand, kasvatagu ka meid selliseks koguduseks, kes oskab oodata, oskab olla ühel meelel ja tõesti oskab palvetada, kuni Jumal teeb nähtavaks oma tõotuse. Aamen.